Tere jälle, armas rahvas. Teate, ma ei saa kohe jätta kommenteerimata 23. oktoobri Postimehe majandusuudistes avaldatud lugu, mille pealkiri oli Tallinna Tehnikaülikool näitab Eesti Energiale alternatiivset tulevikku. Lugesin hiljutist korra ja siis lugesin ka teise korra ning siis äkki plahvatas, et tegemist on päris kena naljaga. Vaadake, head inimesed, nalju on ka mitmesuguseid. Enamusele rahvast lähevad hästi peale need ümberaugu või siis jalaga persse naljad, kuid on üks nalja tegemise eriliik, mida kutsutakse peeneks hinglise huumoriks. See on tavaliselt nii peen, et enamus inimestest ei saa sellest aru ja kehitavad nõutult õlgu. Aga kui see neile rahulikult lahti seletada, siis vähesed mõistavad ja mõned isegi hakkavad naerma. Aga tead on tõsiasi, et eestlased on lisaks laulu- ja tantsurahvale ka üks suur naljarahvas ning usutavasti oskavad nad ka seda peent nalja vääriliselt hinnata. Täpselt nii on ka selle looga, kus kaks kenat ja tõsist meest teevad tõsiste nägudega nalja. Alustame siis sellest, et vaatame, kus see peen inglise huumor siis nende jutus peitub, millest võib täiesti tõsiselt rääkida. Esiteks, Aaviksoo hinnangul peavad idapiiri äärsete tuuleparkide arendajad kuni Soome ühinemiseni NATOga leppima Kaitseministeeriumi seotud ehituspiirangutega, et mitte segada luureradarite tööd. Milline geniaalne mõte, kuid miks siis ei pidanud Eesti Energia leppima ehituspiirangutega, kui ta just Narva, täpselt Vene piiri äärde, rajas suure tuulepargi? Või Aidu karjääri tuulepark, mille rajamiseks eraldas maad Vabariigi valitsus, mille koosseisu kuulub ka teatavasti kaitseminister. Ja peale seda, kui kõikide teiste arendajate tegevus on selles rajoonis sellesamuse Kaitseministeeriumi poolt peatatud. Loomulikult, selle Aidu tuulepargi pidi ju saama salasobinguga Eesti Energia. Umbes nii, nagu täna tahetakse Tootsi tuulepark Eesti Energiale sokutada. No ei läinud läbi Aidus nii, nagu kabineti vaikustes oli mõeldud või siis välja käidud või plaanitud. Toon teieni lihtsa ja kõigile arusaadava näite, et inglise peent huumorit tehaksegi üldjuhul ülikondades ja tõsiste nägudega. Proovin seletada lahti, kuidas ka lihtne eestimaalane võiks aru saada sellest eriti peenest kunstist. Kõigepealt vaatame kaarti. Siin on näha kurikuulsa Kellavere radari ja planeeritud Päitevaivina tuulepargi asukoht. Näeme, et härra Aaviksol oleks nagu õigus, sest kui Soome oleks NATO liige ja nende radarid oleks integreeritud ühtsesse võrku, siis oleks tõesti ka Päitevaivina tuulepargi tagune ala Soome radarite poolt kontrollitav ja keegi ei vaidle sellele vastu. Aga kui vaatame tegelikku olukorda, siis näeme, et selle Kellavere radari vaateulatus ei küüni üldse nii madalale ehk sinna plaanitud generaatoriteni ja isegi 150-meetrise tipukõrgusega tuulegeneraatorid ei ulatu radari vaate välja. Radar vaatab maakera kumeruse tõttu neist lihtsalt üle. Ja Kaitseministeerium nii väidabki, et tuulegeneraatorid ei tohi olla radari otse nähtavuses. Kui ei ole, siis olevat kõik hästi. Siin on nüüd erinevad lahendused. Kui ei oleks maapinnal olevaid takistusi, maju või puid, siis saaks tuulegeneraator olla maksimaalselt 130 meetrit kõrge, olenemata seejuures radari vaate väljas. Kuid kui arvestame lisaks maakera kumerusele ka reaalseid objekte, nagu näiteks sellised majad, siis ei ole ka 150 meetri tipukõrgustega tuulegeneraatorid radari vaate väljas. Seda on ju ise tunnistanud Kaitseministeerium, et just nii ongi. Aga vaatame veel ühte joonist. Näete, generaatorid on Päitepangal, mis on keskmiselt 42 meetrit üle merepinna. Kui sellel pangal olevat 150-meetrilise tipukõrgusega tuulegeneraatorid ei ole üldse radari vaateväljas, siis on selgemast selgem, et Sillamäe linna ja Päitevaivina tuulepargi juures on merekohal radarile täiesti nähtamatu vahemaa merepinnast kuni 200 meetri kõrguseni. Sealt võivad läheneda nii vaenlase lennukid kui ka tiibraketid ilma, et me seda üldse märkaksime. Ja rannavaatluse radareid ei saa Kaitseministeeriumi kinnituse kohaselt integreerida üldisesse ja ühtsesse riigikaitselisse süsteemi. Märkuseks nii palju, et 314-meetrilise Tallinna teletorni vaateplatvormi kõrgus on ainult 170 meetrit maapinnast. Ja nüüd küsiksin teilt, austatud autoriteedid, kuidas üldse puutuvad riigikaitsesse Päitepangale planeeritud 140 meetri kõrgused tuulegeneraatorid. Siis koheselt hakkaksid Päitesse plaanitavad generaatorid segama mõistatuslikku raadioluuret, kui selgus, et seda tuuleparki hakataksegi reaalselt ehitama. Kui need segavad raadioluuret ja nii nagu kinnitas Aaviksoo, ütlen tsitaadi, ettevõtjatele, kes ei saa praegu Ida-Virumaal oma tuulikute püstitamiseks luba, osutaksin, et kui me tahame, et need tuulikud jääksid meie omaks ja ei muutuks ühel hetkel kellegi teise omaks, siis tuleb kõiges arvestada ka julgeoleku aspektiga. Väga patriootlik lähenemine. Aga vot sellisel juhul tuleks koheselt demonteerida ka Narva Tuhaväljal asuv Eesti Energiale kuuluv tuulepark. Kui arvestada Aaviksoo toodud julgeoleku aspekti ja meeletut avalikku huvi, millele viitab eelkõige Kaitseministeerium ja loomulikult peavoolu meedia.
muidu see Narva tuulepark saabki äkki kellegi teise omaks. Aga need teise tuulepargid, mille kohta lugupeetud sõna võtab, ei ole kunagi olnud teie omad, et te nende pärast peaksite muret tundma. Ega saa ka olema. Aga naljanumbreid Enefitist ning majandus- ja taristuministri poolt kokku klopsitavast börsile mineku taastuvenergia portfellist räägime mõni teine kord, sest ise ta sellest rääkida ei julge või ei lubata. Sellest portfellist, millega me poole mahust toodame elektrit taastuvenergia näol. Ja lõpetuseks, kes on need tegelased, kes peaksid eestimaalastele head nalja tegema? Loomulikult klounid. Aga võib-olla ongi antud juhul tegemist lihtsalt hästi kinni makstud klounidega. Mine võtta kinni.